Füüsilise sümptomi juurpõhjuse tuvastamisel ehk teada saamise hetkel vabaneb automaatselt füüsiline sümptom. See on üks enam levinuid küsimusi, vastata üheselt, sellepärast et see vastus on jah ja ei. Minul näiteks täna, nii kui ma tuvastan ära enda mis tahes teema juurpõhjuse, toimub minul vabanemine kohe. Ja see ei ole muidugi olnud alati nii, sellepärast et kui mina alustasin sellele teele, enesetervenduse teele, enesest teadlikuks saamise teele tulin, siis mul olid emotsioonid lukus, ma olin väga kinni, ma olin selline külmunud kõva kivi ja mind lahti kangutada oli ikka tegelikult raske. Nüüd on palju lihtsam, aga see oleneb inimeseti nii erinevalt. Väga palju kliente, kes juurpõhjuse tuvastamise sessiooni käigus, nii kui ma ütlen ära selle seose, millega see on seotud, toimub muutus, neil lähevad silmad suureks, nagu heas mõtted oleks nagu millegist aru saanud, selline kogu keha taipamine tuleb. Ja automaatselt iganes siis takisti sümptom lihtsalt iseenesest haihtub ära. Teised inimesed jällegi saavad teada ja neil läheb see aeglaselt ja pikaldaselt ja sellise pika vinnaga ja nagu ma saan aru, aga midagi ei jõua kehasse kohale. Nüüd on see koht, et kui sul ei jõua info kehasse kohale, sest igasugune muutus toimub ainult läbi keha. Mitte midagi sa ei saa tervendada läbi mõistuse. Sa võid rääkida läbi mõistuse kuid ja päevi mingist teemast, aga sul ei toimu muutust. Muutus toimub ainult läbi keha tasandi, kui sa tunned kogu oma kehaga. Ja see, miks nüüd ühed inimesed saavad seda muutust kohe läbi teada saamise ja teist läheb ikka väga pikalt aega. Minul alguses läks ka pikalt aega. Ma ütlen, et ma olen olnud selles kohas. Seega see on tegelikult okei. Nüüd olenebki sellest, et kui lahtised on sinul emotsioonid. Minul olid alguses, kui mina alustasin enesetervendust, mul olid emotsioonid kinni, mul oli väga palju alla surutud rämpsu, mida ma ei tahtnud. Pane tähele, ma ei tahtnud tuua nähtavale. Mõistus tahtis, aga keha blokeeris ära, sellepärast, et ma olin harjunud, et ma pean kõike alla suruma. Ma ei osanud teisiti ja nüüd hakata üldse oskama teisiti võttis mul kaua aega. Ehk siis punkt number 1, vaja hakata tundma tundeid. Hakata lubama oma tundeid välja, sest meid on aastasadu alla surutud emotsioone ja need tegelikult tahavad tulla välja ja mitte ükski muutus keha tasandil ei saa toimuda ilma, et sa ei tunnetaks seda läbi. Baasoskus on hakata iseenda tundeid tunnetama ja lubama neid välja. Ja mitte teha ükskõik mis emotsiooni valeks. Ja seda saad harjutada, hakates harjutama. Mina tunnen ja lõpetad lause, mida sa tunned. Mina tunnen ja lõpetad lause. Ja niimoodi kui harjutad. Hakkad tooma välja seda iseenda jaoks, mida sa sisaldad. Ja siit edasi on minna juba väga palju lihtsam, sest kui sa jätad selle baasoskuse vahele, iseenda tunnetamise baasoskuse vahele, siis sul ei jõuagi need mõistuslikud taipamised kehasse, sest sul on siin kehas on siuke kivi, kõva tomp, liikumatu tomp, aga sul on see tomp vaja saada liikvele, panna see ja see koostööd tegema.